Miks me peame keskenduma saavutustele, mitte ainult läbikukkumistele, on ülioluline iga päev. Aju peab nagu nii-öeldes arvestust kõikide selle kohta, mis on ebaõnnestumised olnud. Aga ta ei jäta meelde, et seal läks hästi, seal ma olin tubli, sellega ma sain hakkama. Ja seda me peame endale ise meelde tuletama. Sest aju tahab, et me jääksime ellu ja nüüd ta jätabki meelde kõik, mis on negatiivne olnud, just sellepärast, et see enam ei korduks ja ta aitab meil siis seda vältida. Aga seda, mis on meil hästi läinud, see on just see, mille baasil me lähme kogu aeg elus edasi. Ehk siis omandame me kõik asju läbi korduste. Ükskõik on see siis enda püsti ajamine või kirjutama õppimine või autosõitmisega õppimine. Te teete seda korduvalt ja siis omandate. Ja nüüd ongi see sama asi, et kui ma iga päev õhtul enne magama minekut mõtlen sellest, mis läks täna hästi versus sellest, et mis veel tegemata jäi ja mis läks halvasti, siis esiteks ma magan paremini. Teiseks on see, et ma olen ka motiveeritud. Trikk on see, et aju ei tee vahet suurtel ja väikestel saavutustel. Ehk siis, kas sa kõndisid kilomeetri või sa jooksid maratoni, kui sa ennast ületasid. Võt see on see, kui me tunneme ennast hästi, mitte seepärast, et seal vihmas oleks väga lihtne ja tore ja mõnus ringi joosta või kõndida, eks ju. Vaid just see tunne, see heaolu tunne, mis me saame saavutusest. Ja sellepärast, kui me õhtul mõtleme ja keskendume sellele, et mis läks hästi, siis me ise esiteks teadlikult peame ka arvestust, et näed, ma saan hakkama. Ja need, mis on siis nii-öelda ei läinud õigesti või hästi või jäid tegemata, need võib-olla näiteks üldse ei mahtunudki sellesse päeva, sest elu on alati täis ootamatusi. Aga ma hoian ennast rohkem motiveerituna ja lisaks ma kasvatan ka usku endasse. Aga usk endasse on vajalik ju seepärast, et ma üldse julgeksin midagi ette võtta. Nii et igal õhtul, enne kui panete oma silmad lõplikult kinni ja vajute sügavasse unne, meenutage ise endale, millega ma sain kõik hakkama. Ja see, millega te võib-olla ei saanud hakkama või mis teil tekitab muret homseks, mõelge, see on elu. Ja teiseks, kui on tegemist homsega, siis te ei ole selgeltnägija. Selgeltnägijaid muuseas ei eksisteeri.